Päevakorrapunktiks number 3 on Elva linnavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine. Tegemist on salajase hääletusega. Nagu te näete, ei ole täna volikogu saalis hääletuskabiine, mis on sellisel põhjusel, et transport vigastab siin põrandat, et siin on näha neid hüppi, palju maas, et tuleks leida mingisugune lahendus, mis seda põrandat paremini säilitaks. Aga et oleks võimalik ilusti salajaselt hääletada, on lahti tehtud volikogu esimehe kabineti uks, et on võimalik sealt rahulikult sisse minna ja see hääletusprotseduur tavaliselt läbi viia. Et sellised tähelepanekud. Aga nii-öelda siis kandidaatide juurde. Teen ettepanekuga esitada siis revisjonikomisjoni kandidaadid, et kas on mingid ettepanekud? Red Koppel, palun. Jah, mina esitaksin Tõnu Aigro, kes oli varasem revisjonikomisjoni esimees, et olen Tõnuga rääkinud ja ta on selleks enda nõusolek andnud. Tõnu Aigro on andnud nõusolek? On küll, viimase inimesed. Kas on veel ettepanekuid? Kui ettepanekuid ei ole, teen minu ettepanek nimekiri sulgeda. Kes on selle poolt, et nimekiri sulgeda, palun anda käega märku. Nii, läinud. Revisjonikomisjoni esimees oleks võinud ka omalt poolt pakkuda välja liikmeid, kellel koostööd teha, et siis oleks need muiged ära jäänud, võib-olla siin natuke rohkem. Ma tegelikult olen omalt poolt volikogu esimehele pakkunud välja, aga seda pole kahjuks arvestatud. Väga ette ei seotud. Segadaks kõikine, aga isiku poole mulle vist ei tule meelde. Aga nii-öelda 14 poolt tähed, kes on vastu, palun anda käega märku. Erapooletud, üks erapooletud. Seega on nimekiri kinnitatud. Järgmiseks on protseduuriliselt häältelugemiskomisjoni kinnitamine. Teen omalt poolt ettepaneku häältelugemiskomisjoni liikmeteks Sanne Litso, Marina Saar ja Marge Männiste. Kas selline häältelugemiskomisjon on volikogu liikmetele vastu võetud? Jah. Palume hääletada, et kes on selle poolt. Nii, kõik on poolt. 15 poolt hääl, seega on häältelugemiskomisjon kinnitatud. Sanne Litso, palun. Meie hakkame siis nüüd ette valmistama hääletamissedeli, et te saaksite siis kenasti siis oma valiku teha. Ja teatavasti on üks kandidaat, siis kandidaadi nimedama tuleb siis kas siis poolt või siis vastu. Siis see kuhu siis vist tehakse sinna vastavalt. Ja ma teen selle ukse lahti, et te salajaselt saate siis volikogu ruumis hääletamas käia. Sedelid, hääletussedelid, kui on valmis igale siis volikogu liikmele allkirja vastu antakse välja ja siis saab edasi, nagu protseduur ette näeb ja mida saate mitmeid kordi juba teinud. Kes kohvi tahab seni? Palun. Kümsist.
ja lahti ütlema kõik kohal. Keegi jäi volikogu liige. Tundub, et on hääletud, jah? Ei, kui kõik on kohal, siis on lahti. Enne küll. Samu koguneme laua taha. Kella oleks parem. Äkki keegi veel puhub. Meelis on kutsungit on vaja, nagu teadmisest. Leo läks ära. Nii, kõik on kohal. Leo läks ära. Volikogu liikmed, et meil on siis hääletamise protseduur läbi viidud. Ühesõnaga nüüd loen ette siis hääletamisprotokolli number 2, milles siis on järgmised punktid kirjas. Et komisjon väljastas 15 hääletussedelit, valimiskasti avamisel oli siis 15 hääletussedelit, kehtivad 15 hääletussedelit, kehtetud ei olnud ja Tõnu Aigro poolt oli nendest 11 häält.
ja 4 olid tühjad öelnud, aga seal oligi poolt sai hääletada. Et 4 oli siis vastu. Nii et 11 häälega on siis valitud. Teen siis volikogule ettepaneku kinnitada hääletamiskomisjoni protokolli number 2 ja lugeda valituks Elva linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmeks Tõnu Aigla. Palun anda käega märku ja kinnitada hääletamisprotokolli. Palun teile. 14 poolt häält, seega hääletamiskomisjoni protokoll kinnitatud.